Roomas, minu järgmises peatuses, mis on vähem kui 48-tunnine peatus. Ja ma tulin siia täiesti üksi. Ma otsustasin, et peale 5 aastat, mis ma olen reisinud nii-öelda ja pausi võtnud nagu reisimisest või ma pole nii-öelda üksi reisinud. Esimene ja viimane kord oligi põhimõtteliselt 5 aastat tagasi, kui ma läksin Belgiasse täiesti üksi. Ja siis ka mul oli süda puperdas sees ja kõike niimoodi. Seekord ma otsustasin ka samamoodi teha ja reisida Rooma. Põhjuski on see, et ma tegelikult olen soovinud väga-väga pikalt siia tulla ja pole lihtsalt tekkinud seda võimalust. See on ainukene suur linn Euroopas, teadaolevalt vähemalt, kus ma pole olnud nii-öelda ja ma tekkis see võimalus nii-öelda. Ma räägin sellest loost natuke pikemalt mingi aeg, kui ma olen natuke rohkem seikelnud, miks ma üldse või kuidas ma siia sattusin nii-öelda. Aga mul on poolteist päeva, homne pikk päev ja siis täna pool päeva. Jah, nii et vaatame ringi, kuhu teed viivad. Täiesti jalgsi kõnnin siin. On leitud. Ma mõtlesin, ma teen enamus pilte, mis ma täna või üldse sellel reisil teen ise. Ehk siis timer, selfies ja midagi niimoodi. Ehk siis väga naturaalsed pildid või siis, ma ei tea, kui ma pean üks juhtuma kedagi küsima, siis ma küsin. Aga ma proovin teha võimalikult palju pilte ise. Nii et Instagramis saate näha neid. Ma leidsin järgmise. See on päris suur, massiivne. Tere hommikust! Kell on mingi 8:20. Ma otsustasin alustada päeva natukene varem. Ja põhjuseks see, et mul on ainult üks päev antud siin Roomas. Ja mul on tegelikult vaja natuke tööasju ka jääda, nii et that's the plan. A new place, a new home for a while, let me feel alive. Ma jõudsin siia järgmise punkti juurde, ma ei tea peast selle nime küll, aga õnneks siin ei ole nii palju inimesi veel, et kell on 9, ma proovisin tulla võimalikult vara ja esimesena siia. Et päris okei on siin hetkel ja ma mõtlesin rääkida, kuidas ma siia tegelikult sattusin, oli see, et ma sõitsin perega Maltale. Ja selle hetkel, kui ma ostsin Malta pileteid, siis tegelikult ma vaatasin, et mis lennud lähevad otse antud riigist Kopenhaagenisse. Ning ma mäletan, et seal oli otse lend Maltast Kopenhaagenisse. Ja ma ostsin piletid ära Maltale ja tol hetkel siis, kui ma pidin hakkama ostma nii-öelda piletid tegelikult Maltast Kopenhaagenisse, ma avastan, et seal ei ole enam pileteid, mis tähendab seda, et ma vaatasin mingi muud riiki, ma vaatasin Malaga Kopenhaagen, kui ma vaatasin neid pileteid. Ehk siis ei olnud otselendu Maltast Kopenhaagenisse, oli 10 tundi, meeletult kallis, ehk siis ma ei näinud põhjust, miks üldse seda, miks mitte minna, või nagu ma ei näinud põhjust, miks minna otse, mitte otse isegi Kopenhaagenisse, kui ma saan teha vahepeatumise Roomas, kus ma pole kunagi käinud ja ma otsustasin teha sooloreisi nii-öelda siia vähem kui 48 tunniks, kuna hommikul ma lendan juba tagasi. Et jah, that's pretty much it. Siin ma olen ja päris mõnus on siin.
nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Ma just rääkisin ühe Ameerika inimesega, kes reisib siia päris tihti ning ütles, et sul väga peab, et sa oled sellel aastal Roomas, et kuna ma ütlesin, ma olen esimest korda üldse Roomas, kuna siin ei ole hiinlasi. No offense to anything, aga hiinlased tulevadki suurte gruppidega, massiivsete nii-öelda puntidega tulevad iga vaatlusväärsuse juurde ja hetkel on tegelikult siin nii palju ruumi. Ma sain rahulikult istuda, ma tegin endamisi pilte ja täiesti teine maik on siin tegelikult suus sellega, et tegelikult inimesed lihtsalt tulevad, lihtsalt lähevad ära ja mul on tunne ka nagu Euroopas võib-olla ei ole see nii-öelda, et rahmimist ja niimoodi, et teeme oma asja ära ja liigume edasi, et anname uutele inimestele ruumi, mis on jumala lahe. Et jah, see aasta reisida on perhaps päris hea, sest ma olen vaadanud jah, et igal pool on tegelikult üpris vähe inimesi, mis on päris mõnus nii-öelda. Rooma kohta eriti ma arvan, nii et jah. No man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Jõudsin järgmise vaatamisväärsuse juurde ja mu esimene reaktsioon oli holy fuck, kuna see on nii massiivne. Reaalselt vaadake seda, issand ju. Võib-olla kaamerist ei ole näha, kui massiivne see on. Mega massiivne lihtsalt. Kuna ma olen lubanud endale, et ma teen pilte ainult ise, ma ei küsi teistelt küsida või teha pilte, siis ma pean otsima nii-öelda põnevaid lahendusi ja that's the thing with that. Mõtlen, kas kasutada seda prügikasti siit ära või vaadata mingi muud asja kui statiivina, nii et let's figure it out. Leidsin ka kiriku ülesse ja see ongi minu järgmine punkt. Ma olen jumala pestinud. Päike kõrvetab natukene tugevamalt nüüd ja natukene kuumemad ja ma mõtlengi, et ma olen koju, teen kiire riiete vahetuse ja ma olen käinud mõned põhilised vaatamisväärsused nüüd ära ja ma olen ühe juures praegu siin, mis on siis nagu kohalik turg nii-öelda. Ma teen siin väikse tiiru ja ma arvan, et ma lähen käin siis enda hostelis ära, kus ma viibin seekord. Aga jah, läheb natukene kuumemaks juba. Olen siin minu vargis praegu, ma ei suuda üldse väikse käes olla. Say something, something, 'cause we don't talk about nothing no more. No. Ettevõtja rõõmud ja nukrused nii-öelda. Et täna on viimane tähtpäev teha aastaaruannet nii Eesti kui Taani firmas. Eesti firmas oli juba 6 aega tagasi tehtud põhimõtteliselt. Taani firmas sain ühe firmale kõik tehtud, aga mul on 3. firma ka tegelikult või oli, mille ma panin aasta tagasi, eelmine aasta panin kinni. Aga ma pean aastaaruannet endiselt tegema sellele põhimõtteliselt märku andma, et see firma on kinni. Ja ma ei tea, kuidas seda teha. Nii et ma olen nüüd kõnes. Ootan, keegi võtaks vastu. Ja samal ajal seiklen see ringi. Järgmine peatumispunkt nii-öelda.
restorani ja mis on päris põnev siin, kõigepealt see on väga odavam, teiseks nad toovad klaas veini, on kannveini põhimõtteliselt siin ja hästi niisugune armas kohake, mis ma leidsin siit. Jah, nüüd on teine pool päevast ja ma liigun Vatikan linna ja mul on selline joogijäänu hetkel, et ma tõesti annan otsa iga hetk. Ja siis leidsin mingi putka, kus saaks nagu osta midagi ja tavaliselt see 1 euro veepudel nii-öelda ja siis oli täpselt mingi 2 eurot. Nii et ma otsin neid fontante või kuidas öelda nende kohta, et kus saab vett nii-öelda tasuta. Ma olen nii väsinud juba. Viimane õhtu, homme saab koju. Ma olen tegelikult mega väsinud, aga that's how it is. Ma soovisin siia tulla nii, et nüüd tuleb seegeldega. Ma leidsin mega lifesaveri praegu. Ja ma olen viimases punktis. Viimases mis asja? Viimases nii-öelda kohas, kus peaksin külastama enda arustajamad. Ma olen nüüd käinud enamus kohad läbi ja mu äpp hetkel näitab, et ma olen kõndinud täna üle 22 000 sammu. And that's not all. Ma arvan 25 000 täis. Ühesõnaga siit edasi. Ma käisin vahepeal by the way shoppimas ka veel. Siit edasi otsin söögikoha. Söön ära ja lähen koju, kuna ma avastasin, ma pean ma arvan, mingi 4:15 pean ärkama hommikul, kuna ma pean lennujaama hakkama liikuma 5:50 juba. Väga varajane lend. See on see, kui sa tahad reisida nii-öelda odavalt. Aga ma lõpetan selle vlogi siin ära, sest muidu läheb see lihtsalt liiga pikaks. Ma arvan, et see on juba liiga pikk. Et siis näeme järgmises videos, mis ilmselt on juba Kopenhaagenis. Nii et tšauki!